aasta juunikuu külalisteks on Helena ja Keter, kellega rääkisime töö- ja koolielust Myastheniaga. Head kuulamist! Tere juunikuud, head kuulajad! Sandis Hoos podcast on oma koosseisus taas mikrofonide taha jõudnud. Kevad-suvisele hooajale kohaselt on meil teemaks hariduse omandamine ja töö ning kuidas see kõik toimib, kui elada Myastheniaga. Selleks on meil Jüriga täna külas Keter ja Helena. Väga vahva, et olete meieni jõudnud ja eriti nii vara ja eriti veel reede hommikul. Aga ma siis kohe alustan esimese toreda küsimusega, et kes te olete ja kust te tulete? Mina Helena Tartust. Väga vahva. Keter on siis Raplamaalt. Raplamaalt. Suurepärane. Nii et siis natukese kaugemast. Meie oleme siin Tallinna lähedal. No tegelikult sina Keilas ja mina praegu Jah, õigus. ebakodus Lelles, nii et ega Raplamaal tegelikult. Siis on asjaolud nõnda. Ma olen nii harjunud, et sa oled ka Tallinnas, Jüri. Ja. Aga ma võtan siis järgmiselt, millal märkasite esimesi müsteemia sümptomeid ja kuidas need teie ellu nagu tulid? Et kuna siis ääremärkuseks siis seda, et juunikuu on siis Myasthenia kuu ja siis sellepärast me täna teiega nii-öelda loo teemegi. Meil on vist Keteriga mõlemal see ebaharilik õnn olnud, et see on tulnud üsna varakult. Myasthenia puhul reeglina vist diagnoositakse tavaliselt hilisemalt, et minu puhul siis samuti juba gümnaasiumi ajal tekkisid esmased märgid siis eelkõige väsimuse näol, mis oli selline ebaharilik ja mida unega ei olnud võimalik kuidagi taastada. Ja võib-olla kõige rohkem oli see drastiline kukkumine just, kui oled teinud eluaeg tugevalt sporti ja siis ühel hetkel võtab nagu hingeldama ka 4. korrusele kõndimine. Et oli aru saada, et midagi on nagu väga paigast ära, aga minul läks ligi 2 aastat, kuni me jõudsime siis diagnoosini, et enne seda me jõudsime uurida väga üksikuid sümptomeid ja seda tervikpilti võib-olla ei taibatud koheselt vaadata. Ehk siis kooli ajal mingil hetkel muutus hääl, alguses lihtsalt nõrgemaks, lõpuks selliseks nasaalseks, et ka mu lähedased ei saanud kõnest aru. Ja sellega seoses ka kõiki neid muid funktsioone, mis siis näolihased täidavad, et mälumine ja söömine, pluss siis toidu neelatamine või kurku tõmbamine joogiga sama lugu, et selline tohutu väsimus ja näolihaste pinge ja valud võib-olla olid minu puhul need esmased sümptomid. Mul oli siis suhteliselt sarnane selles mõttes, et mul avastati see nüüd aastad tagasi. Praegu ma olen 17, ma olin 16 sellel ajal. Ma olin tegelikult, mul vedas sellega, et ma sain diagnoosi kiiresti, kuna ma olin tegelikult muidu ka jälgimise all teiste tervise hädade pärast. Aga mille pärast me siis päriselt nagu läksime uurima, et nagu mis värk on, oli see, et mul üks silmalaug vajus niimoodi kinni, et mina ise seda lahti enam hoida ei saanud, ta lihtsalt üks silm oligi pidevalt kinni ja siis me mõtlesime, et okei, et see on nagu, see oli nagu märgatav märk, et võib-olla seda väsimust ja neid muid nagu lihasnõrkusi ei oleks nii palju tajunud just nende teiste taustal olevate tervisehädade pärast.
aga nüüd, kui see üks silm enam ei avanenud, siis me läksime EMO-sse sellega, et saaks nagu aru, et mis selle taga võiks olla. Ja mulle tehti, ma nüüd ei ole kindel, mis see nagu testi nimi võis olla, aga nad igatahes panid mulle nagu sellise külma koti silmalau peale ja et öeldi, et okei, kui silmalaug nüüd selle külma peale nagu tõuseb ise üles, ehk siis lihased tõmbavad kokku, siis tähendab, et lihased ikkagi töötavad ja probleem on nagu närvides, mis siis ongi müasteen ja siis olemus, et lihased ja närvid ei tee koostööd. Ja kuna see silmalaug külma peale ilusti tõmbas ennast lahti, siis öeldi, et jah, et tegu on ilmselt müasteeniaga ja läksin uuringutele edasi. Selge. No natuke see haakub ka järgmise küsimusega, et kuidas te diagnoosini jõudsite ja kui pikk see teekond oli või milline see siis oli? Mina jõudsin läbi käia päris hulga eriarste, küll omal käel, sest perearst tollel hetkel väga tõsiselt seda ei võtnud, kuna kõik need kaebused pandi stressi arvele. Ehk siis kodus oli stressirikas olukord, kooli lõpetamine oli keeruline tohutu väsimusega ja pigem see tundus jah, ühe ja teise ja kolmanda juures stressina. Ja lõpuks mind päästis ilmselt see, et ma kolisin väike linna ja täiesti juhuslikult sattusin sellise arsti juurde, kes sai aru, et midagi on väga valesti, kui noor inimene ei suuda ühtäkki täiesti tavapäraseid asju teha, et tollel hetkel ma tulin poest välja ja mul kukkus piimapakk niimoodi sõrmede vahelt maha, et ma isegi ei tundnud seda, sest lihtsalt ei jõudnud kanda piimapakki. Ja sealt jalutasin otse haiglasse, istusin esimese tooli peale maha ja ootasin, kuni tuleb keegi, kes mind päriselt aitab ja sattus olema selline perearst, kes suunas õnneks kohe neuroloogile ja sealt edasi arenesid juba asjad päris kiirelt. Nii et siis võib öelda, et natuke hea juhus aitas sind. Just. Keter, kuidas sina veel oma teekonda täiendaksid või mida sa ütleksid? No ma mõtlen, et ma võin nendest sümptomitest ilmselt ka tegelikult juurde veel rääkida, mida ma ennem ei maininud, et mul olid ka sarnased just see, et mul tõmbas ka krampi siis nagu kael ja siis näolihaskond, ehk siis mul tekkisid ka söömisega raskused ja näoilm, et selles mõttes, et ma mäletan spetsiifiliselt, et ma olin sõbrannaga õues ja ma nagu naersin, mul oli naljakas või selles mõttes, ma naersingi, aga mu näolihased ei nagu seda naeratust nagu näol ei olnud. Ma nagu näost olin tõsine, aga ma nagu tegelikult oli lõbus, eks ole olla. Ja okei, see neelamine ja söömine, et see, kui see võime nagu ära kadus, et ma ei saanud füüsiliselt, ma ei olnud võimeline enam normaalselt neelama nagu enda sülgegi alla, siis see oli päris hirmus, see ei olnud enam nagu naljakas. See on mõistetav tunne. See on jah tõesti hirmus. Aga kuidas see veel teie igapäeva nagu mõjutab ja kuidas te sellega nagu nii-öelda toime tulete, et järgmine päev jälle toimetama asuda? Mida aeg edasi, seda kergemaks selles mõttes läheb, et alguses on tohutu teadmatus ja minul olid ka väga suured hirmud, sest see esmane teave, mis ma sain haiglast kaasa, oli sisuliselt brošüür, kus olid sellised, mida teha ja mida mitte teha listid, et selles teadmatuses ma pigem jälgisin seda ja kuidagi
ei sobinud mulle tihti need asjad, mis seal kirjas olid, et peaksid sobima ja vastupidi, mingid asjad, mis olid nii-öelda keelatud või mitte soovitatud, olid tegelikult need, mis oleks mind aidanud, aga võttis aega, enne kui ma aru sain, et tuleb teha seda, mida arst soovitas, et kuulata oma keha, et võib-olla see ongi kõige keerulisem müasteenia puhul ja eriti just naistele, et see kontakt kehaga kaob tegelikult ära, et kui sa tunned, et su keha on sind alt vedanud, siis on Siis väga ei raske oma keha. seda tunnetust saada. Ja see on Aga see on tõesti arusaadav, et need esimene info, mis internetist vastu tuleb, on päris hirmusalv. Aga Keter, kuidas sinul? no jah, see enda nagu keha tunnetamine on, ma arvan, jah, oleks kõige suurem punkt, kõige olulisem osa sellest. Ma tegin ka selles mõttes, endiselt nüüd ma olen saanud õnneks tagasi tulla selle juurde, aga juba enne ma tegelesin vibu laskmisega tegelikult ja võrreldes nagu teiste spordialadega, siis vibus sa pead, eks ole, see on sihtimine ja see kõik, eks ole, ehk siis sa pead hästi paigal püsima, sa pead hästi nagu olema võimeline enda keha tunnetama, et nagu kuidas need väiksed lihased, mis tegelikult teevad nagu tööd, et nagu keha paigal hoida ja need väga spetsiifilised lihased, mis peavad ainult liikuma päästelt, siis sa pead nagu oskama seda tunnetada ja ma toon selle siia sisse sellepärast, sest et ma arvan, et tänu vibu laskmisele, tänu sellele, et ma olen pidanud silmas pidama selliseid hästi pisikesi detaile, siis ma kuidagi olen võib-olla õppinud tajuma paremini oma nagu keha ja nagu mõtlema selle peale, et mida mingi nagu tunnetus võiks tähendada. Ja mida ma veel märgin, on, et ma tundsin, et päike hakkas mulle nagu halvasti mõjuma. No kuidagi läks süda, läheb pahaks päikse käes ja nagu üldse sihuke loidumus ja väsimus tuleb päiksega seoses. Ehk siis praegu selline suveperiood ma olen päevasel ajal pigem toas ja ei lähe päikse kätte üldse. Aga kas sa praegu saad veel vibu laskmisega õnnestub veel tegeleda, jah? Praegu tänu ravimitele ma saan, jah, et see on kontrolli all. Siis on, jah, et kindlasti loobuda vist ei tasu, et veel kui kannatab, tasub teha. Jah, vibu laskmine on ka just ongi selline hea ala, et seal ei ole füüsiliselt liiga koormama, vaata, ma ei pea pidevalt jooksma või ujuma või mingit jõudu tõstma. Et seal põhiliselt ongi see, et teevad tööd need spetsiifilised lihased ülejäänud, sa pead olema võimeline paigal hoidma ja siis on see mati vahet käimine, et tood nooled ära. Et sa ikkagi nagu liigud siis jala seda tehes. Ma mõtlesin, et sa istud. Ära pahanda. Ei, ma olen ikka jalas on, jah. Et tõenäoliselt on vist ikka püsti saada, aga eks on mingid kohandatud variandid ka kindlasti olemas. Ja ei saa öelda, tegelikult ratastoolis laskjaid on ka ikkagi nii, et ei ole piiratud kellegi jaoks. Et ma olen ka näinud, et seal paralümpial on mingi käteta tüüpis nagu suu. Mina ka olen seda näinud, jah. Et võimalusi on, et need oskused nii-öelda raisku ei lähe. Nii et jah, tasub teha nii palju, kui saab ja nii kaua, kui saab. Aga kas vahest tekib ka siuke hetk, et tunnetegi, et see kogu asi on väga raske ja et haigus võib muutuda ka väga raskeks need päevad, et kuidas te selle tõdemuse või nende hetkedega toime tulete? Kuidas te nendest välja tulete? Minul oli see periood ilmselt algusaastatel, et minul see nii-öelda, ei saa öelda tervenemine, aga selline paranemine hakkas väga palju hiljem, et ei olnud kohest efekti ka suurtel ravimikogustel. Ma võtsin alguses 8 korda päevas ravimit, tehti operatsioon, aga sealt ei olnud nagu kiireid tulemusi, et ma arvan, et väga palju oli kinni peas.
et kui ma sellest mõttest nagu lahti lasin, et see haigus on tohutu vaenlane ja miks mina siis hakkas nagu paranemine ja kergem ja täna ma igapäevaselt sellele kindlasti ei mõtle, ma saan aru sellest, et ma ei saa kõike teha samamoodi nagu terve inimene, aga ma ei tekita endale pähe piiranguid lihtsalt sellepärast, et mul on diagnoos kuskil kirjas. Et pigem võtan mõistusega ja see, mis arst mulle alguses ütles, et tuleb iga hinna eest vältida stressi, tundus mulle väga naeruväärne tollel hetkel, arvestades, mis maailmas me elame. Aga kui ma teda palju aastaid hiljem nägin, ja ma olin väga heas seisus, siis ta küsis, et mis see saladus on, et tavaliselt meesteenikud nii hästi nagu ei tunne end või ei parane nii, siis ma ütlesin talle, et ma järgisin tema nõuannet ja väldin stressi iga hinna eest. See ongi võib-olla kõige parem. pean kohe küsima, et kuidas seda siis teha. Ma arvan, et see on kõigile seda kõige nippi parem. tahavad kõik kuulda. Jah, Minu enda puhul on ilmselt see, et ma olen enda suhtes väga nõudlik ja võib-olla sellisele empaadile tulevad teiste mured ka nagu laviinina kaela, et ma olen lihtsalt aastatega õppinud ennast distantseerima ja mitte võtma neid enda koormaks. Et väga palju asju tuleb lihtsalt minna lasta, mis endast ei olene. Ja see ei ole kindlasti asi, mille õpib ära ja see igavesti nii on, aga ma üritan seda igapäevaselt meeles pidada, et muretseda ainult nende asjade pärast, mida on enda võimuses muuta. see tundub mõistliku soovitusena. see tundub jah asjalik mõtteviis. Näiteks sama asja rõhutatakse kogemusnõustamises, et aitad küll teisi, aga sa ei võta neid nii-öelda teiste muresid endale nii palju kanda nii-öelda, et see on hästi oluline. Et tegeleda endaga ja siis aidata nii palju, kui saab teisi. Mitte neid koju kaasa võtta. Aga Keter, kuidas sinu ja raskete hetkedega on või nende mõtetega, mida sina teed? Noh, ma arvan, et kõige raskem, kuidas see mind mõjutab, siis oleks ilmselt pikad päevad, kui ma olen näiteks hommikust õhtuni, ma ei tea, kas siis olen kuskil korraldan midagi või on koolis hästi pikad päevad või põhiliselt, kui ma pean kogu aeg terve pika päeva kuskil rakkes olema, siis ma tean, et mul järgmine päev on selles mõttes nagu maas, et ma ei jõua järgmine päev isegi nagu selliseid tavalisemaid nagu normaalsel selles mõttes tasemel, et ma tean, et ma kindlasti järgmine päev tahan lõunaund teha, ma ilmselt lihtsalt teen nagu vähem järgmine päev võrreldes tavalisega, sest et mul võtab aega see, et ma saaksin selle kuidagi nagu energia tagasi pärast sellist intensiivset päeva. Et planeerid siukse nii-öelda taastepäeva peale. Jah. Lihtsalt tuleb arvestada, et kui ma võtan intensiivse päeva, siis mul on järgmine päev vaja taastumisaega. Seda me teeme vist kõik, nii mina kui Jüri. Ja ma usun, et Helena ka. Küll, jah. Ja tegelikult võiksid teised ka seda õppida, et teadlikult planeerida, et see järgmine päev ei hakka kohe toimetama, et nagu vist igapäeva inimesel on see mure, et käib puhkusel ära ja siis tahaks veel puhata natukene. Aga nad planeerivad kohe otsa tööle mineku, et võib-olla sama kaasa võtta, et ikka kui puhkuselt tuled, siis ta võid veel puhata. Mitte kohe tööle asuda. Nii ta kipub tavaliselt olema. Puhkusest rääkides saabki küsida seda, et kuidas te enda eest hoolitsete, et jaksaks tegutseda veel lisaks strateegilisele puhkamisele ja stressi minimeerimisele.
Keteril tuleb enne mõtteid. Oleks tore, kui tuleks jah. no katsume siis natuke äkki kaasa aidata, et kas te näiteks jälgite tervislikku toitumist või kui Keter sa ütlesid, et vibu laskmine hoiab sind tegusana ja toonuses, et kas veel mõni väike sportlik tegevus pakub abi või hoopis midagi vaimsemat? No mulle tegelikult meeldib ka näiteks sellised käelised tegevused, joonistamine ja muu mingi käsitöö lugemine kindlasti. Ma ei tea, muusika kuulamine, sellised rahulikud. Vahepeal, mis mu üks ilmselt lemmik asju ongi see, et ma panen kõrvakalpid pähe ja siis lähen õue lihtsalt jalutama, mitte mingit intensiivset, lihtsalt lähen naudin ilma. Praegu tegelikult saab seda alati teha, ei pea suvi olema selle jaoks. nii on. Jah, selles mõttes täitsa nõus, et loodus on kindlasti see, mis hästi palju loeb. Ja mingisugune kehaline aktiivsus, kui nagu olukord võimaldab, on pigem hea, et see hoiab nii neid skeletilihaseid kui ka siis nagu mõistust ju tegelikult teravamana, kui me natukenegi saame liigutada lihtsalt vastavalt oma võimalustele ja ressurssidele, et jah, need on sellised siis suvisesse ilma sobivad soovitused veel lisaks, kuidas ennast paremini hoida. Ma arvan ka veel, et siia juurde võib lisada ka selle, et kindlasti teistega tegelikult suhtlemine ka ja selles mõttes, et see isegi ei pea otseselt rääkima sellest, mis sul häda on, vaid lihtsalt see, et sa nagu kuidas ma ei tea, see kuidagi minu jaoks vähemalt see kuidagi nagu aitab, isegi kui peaks olema mõnes teinega seoses, siis kuidagi nagu raskem ja nagu endal on selline harvem periood, siis see minu arust see ongi selle stressi ärahoidmisega läheb kuidagi kokku, et tegelikult kui sa teiste inimestega suhtled ja kontakti lood, siis minu puhul vähemalt ma nagu ei mõtlenud siis enam, mis seal taustal nii palju toimub ja siis see kuidagi laabub. Et kui on võimalik suhelda nii-öelda igapäeva asjadest niisama. Jah, et ei pea rääkima, et mul on müosteine ja mul on sellega täna raske, vaid lihtsalt räägid täiesti tavalistel teemadel. Et igapäevaelust jälle keskenduda ka sellele oma tavalisele elule. Jah, et kõik on tegelikult hästi, kõikega saab toime tulla. Jüri. Ahah, et miks on müsteeriumi, et kõrvaltvaatajal nagu sageli raske märgata või mõista ning mida sooviksite, et inimesed selle haiguse kohta rohkem teaksid? See on ikka ilmselt nii, et kui sa näed välja nagu tavaline inimene selles mõttes, et midagi füüsilist nähtavat ei ole, käsi kipsis ei ole, siis kõrvaltvaataja jaoks ei pruugi üldse välja paista, et ja seda on võib-olla ka raske natukene selgitada, kuna päevad on nii erinevad, et ühel hetkel võib-olla ongi jõudlus selline, et sa saad kaasa teha kõiki asju teistega. Järgmisel päeval võib-olla oled nii maas, et sa ei suuda nagu seltskonda minna. Et võib-olla minu jaoks kõige raskem on jah, kui peab selgitama seda poolt, et need päevad võivad olla nii erinevad, et osade inimeste jaoks tundub selline viilimine või laiskus. Samamoodi võib-olla kõnega. Minul on see hästi varieeruv. Igasugune pinge mõjutab häält. Hääl on üsna selline hele, vaikne. Kõik ühel hetkel võid seltskonnas olla ja kaasa rääkida ja teinekord lähed seltskonda ja oled kõik ajad vait, sest lihtsalt sa tead, et teise laua otsa ei ole sind kuulda, et need on need päevade erinevused.
et olen täitsa nõus, et meil ühing nagu Reaalsakte Seltsis on ka, et meil tuleb väga raske aru saada, et inimesel on ennast teenida, sest ta tuleb enamasti välja siis, kui tal on hea päev nii-öelda. Ja seda halba päeva sa tihti ei tea ja siis sa mõtled, et kuhu ta kadus, et kus ta on nüüd, onju. Et see oli jah päris sihuke huvitav eripära, sest noh, minul on düssendi täheshaigus, see paistab igale poole välja, kõik saavad aru, et mis teema on. Aga jah, steeni puhul see varieeruvus on hästi nii-öelda teistmoodi. Aga Keter, kuidas sul? No praegu näiteks tuleb meelde, et kooliga seoses näiteks hästi palju küsitakse nagu õigustusi, et noh, just nagu enne mainiti, et kui midagi visuaalselt viga ei ole, siis et miks sind jälle kekas ei olnud, miks sa ei jõua seda teha, miks, et noh, lõpuks, miks see nagu teie asi on. Et kui mul on probleem, siis see, noh, ma olen öelnud, et tervislikud põhjused, aga nad nagu, noh, okei, ma saan aru, tahad väga teada, mis see tervislik põhjus selline saab olla, et sul käsi ei pea kipsis olema. Aga noh, vabandust, aga siin võivad isiklikult olla ka natuke. Kas sul on õnnestunud seda koolis kuidagi selgitada või? Jah, kuidas sa nagu seda... Et kuidas sellest nagu mööda saada, sest noh, sest ju lõputult mingi tervisehäda taha nagu ei saa nagu öelda, et tuleb vist mingi hetk ikkagi selgelt nagu õpetajatega ära rääkida, et on niisugune teema ja see kuhugi ära ei lähe ja see nii jääb. Ja selles mõttes mul õnneks ongi see, et õpetajad nagu enamuses tänu mu vanematele siis teavad, mis toimub, aga pigem ongi just nagu teised koolikaaslased, kellel tekib siis nagu huvi, kes ei ole nii teadlikud. Kuigi noh, lähiringkonnas me ikkagi kõik teavad täpselt, mis toimub, lihtsalt ma ei hakka seda nagu ülekooliliselt levitama. See tundub loogiline, aga samas kui tekib mõni uus sõber ja küsib, et ma usun, et siis julgeb ju rääkida küll. Ikka jah. Ja no mul tuleb meelde, et see küll, ma ei tea, kuidas otseselt sellega seotud on, aga ma mäletan, kui ma alguses sain teada, et mul see haigus on, siis ma tegin, kuna mul tekkisid ka sellised rääkimise raskused ja need ja ma mõtlesin, et okei, mis siis, kui ma ei saa ennast selgelt väljendada ja midagi peaks juhtuma kuskil, kui ma olen väljas, siis ma tegin endale rahakoti vahele sellise nagu väikse kaardi, mis ongi päris pangakaardi suurune, mahub sinna sahtlisse ilusti, kus on siis pealkirjas, et nii eesti kui inglise keeles, et mul on selline haigus nagu müasteenia, see väljendub nii, et mida teha, kui midagi peaks nagu olema. Mingi selline kaart, see peaks mul veel rahakotis olema. See on päris mõistlik mõte. Jah, seda saab kasutada ka teiste diagnooside puhul tegelikult inimestele, et täitsa hea idee. Vot selle peale pole kunagi tulnud. Aga ma saan teilt küsida järgmise väga lihtsa, lühikese küsimuse. Mida olete õppinud või mida siis parasjagu õpite? Kuidas kellegile? Kes nüüd soovib tarkusi jagada? Eks ma arvan, et kõik, kes kunagi mingi raske diagnoosi on saanud, siis võivad selles osas nõus olla, et see õpetab märkama teisi kindlasti rohkem. Nii võib-olla jah, natukene empaatiat nende suhtes, keda muidu võib-olla ei märkaks ja üleüldiselt teeb tähelepanelikumaks ja võib-olla oskad arvestada ka teiste piirangutega paremini, et lisaks sellele, et tuleb iseendaga arvestada. Mõistlik, aga milline on teie ametlikum haridus ka lisaks eluõppetundidele?
Selles mõttes. Mina olen täna kindlustusvaldkonnas enamuse oma ajast või finantsvaldkonnas, kui üldiselt sa tahad. No see on juba hea vastus, aga mida sa näiteks koolis või ülikoolis oled õppinud? Kus sa jõudsid sinna kindlustus- või finantsvaldkonda? Sinna ma jõudsin kuidagi tutvuste kaudu, et tegelikkuses peale kooli, üldse kooliaeg oli väga raske õppimine minule just väsimuse tõttu. Ja peale kooli ma pikalt mõtlesin, mis asi see üldse oleks, mida teha saaks. Füüsilised asjad tundusid mulle välistatud, kõik, mis on nagu kuidagi masinatega seotud, teistega samas rütmis püsimine. Siis selle kindlustusvaldkonda ma sattusin kuidagi natukene läbi tutvuste ja lihtsalt siis aastate jooksul on nagu töökorraldus siin muutunud, et seda täna ülikoolis sellisel kujul õppida ei saa. On võimalik lihtsalt töökoha siseselt näiteks edasi areneda ja olenevalt siis sellest, mis muud huvid on, et minul on olnud see tervise ja psühholoogia valdkond selline kõrvalhuvi, siis tänu sellele ma olen täna natukene teise ameti peal, kui alguses nõustajana olin. Selge. Keter, sina võid ka öelda, mis sa inimesena oled võib-olla elu suhtes õppinud ja siis oma ametlikumast haridusest rääkida, millega sa praegu tegeled. See tuli Helenal nii ilus vastus, et sama formaati võib jätkata. No ma arvan, et teisi inimesi arvestama, ma olen sellega täiesti nõus, et märkama siis selliseid väiksemaid, aga väiksemaid detaile, aga ma arvan, et ma olen ka enda puhul, kuna ma ei tea, kuidagi varem ma olin nii harjunud, et just trenniga seoses ja kõigega sellega, et kui ma ei jõua enam, siis ma lihtsalt surun edasi, ma tahan hästi teha, ma nagu panen tampi ja teen koolitööd ja kõik, ma tahan hästi teha, ma lihtsalt surun edasi, isegi kui ma olen väsinud. Aga nüüd ma tean, et see lõpeb väga kohutavalt, kui ma nüüd peaksin seda samamoodi tegema. Ehk siis ma olen kuidagi õppinud rohkem piiri pidama, lihtsalt arvestama, et okei, kui ma praegu ei jõua, mul on võimalus seda teha edasi hiljem. Ma võtangi praegu puhkepausi, ma kogun selle energia tagasi, siis pärast ma saab täpselt sama efektiivselt nagu jätkata, et see ei ole hull. Ma arvan, et see õppetund on kõigile vajalik, et tänapäeval on seda nii-öelda läbisurumist tõesti võib-olla liiga palju. Kipub olema, jah. Ja et ongi see mõte, et homme on ka päev ja kui midagi hullu tegelikult ju ei juhtu sellest, et sa selle nii-öelda edasi lükkad, sest tulevikus niikuinii sa kas jääd haigeks või mida iganes, keha võtab oma lõpuks ikka. Ja ega ta ei jäta selles suhtes. Ja ma saan aru, Keter, et sina siis õpid praegu keskkoolis, on mul õigus? Jah, gümnaasiumis, et läksin 11. klassi nüüd siis kooliaasta lõpuga. Ja, aga näiteks, ma ei tea, kas tänapäeval on enam neid suundasid nagu humanitaaria, reaal või kuidas see loogika on ja oled sa mõelnud ka kuhu edasi? Ma olen mõelnud küll edasi, ma olen mõelnud edasi minna ülikooli õppima. Ilmselt midagi bioloogiaga seoses, sest et mulle väga pakub huvi just bioloogiaalane teema, nii et nii-öelda siis selles osas, ma olen nii kahe vahel, et okei, nüüd ma hakkan siin võib-olla natuke kaugemalt rääkima, aga ma käisin Tartus, käisin avatud uste päeval seal, eks ole, sellel maaülikoolis, eks ole, jah. Ja seal nad rääkisid, et meil on nagu bioloogial on veel 2 õppesuunda, et on nii-öelda siis valge bioloogia ja roheline bioloogia, eks ole. Ja siis valge oli see, mis on
nagu läheb rohkem sinna laboritesse ja roheline oli siis rohkem seotud sellega on nagu õues päris siis nagu looduses. Ja noh, siis ma saan aru, et okei, kui ma lähen bioloogiat edasi õppima, siis ma pean nagu valikuid tegema, et see tuleb huvitav, ma ei ole selles veel täiesti kindel, aga ma tean, et ma tahan bioloogiaalaselt minna edasi õppima. No juba sellest teadmisest on palju kasu ja loodame, et see nii läheb ka. sa Keter seal kunstide koolis ka veel käid või see on sul lõpetatud juba? Selle ma lõpetasin minu arust 8. klassis. Ahah. Ja mida sa seal huvitavat õppisid? Me tegime nii palju erinevaid tehnikaid, me tegime seal, ma tegin oma lõputöö ka savitöö, mulle saviga tegelikult hullult meeldis teha, et okei, maalimine ja joonistamine, aga mulle kuidagi meeldis see selline, et nagu selline 3D saab, et ma olen oma kätega võimeline nagu tegema nagu ükskõik nagu mida põhiliselt savist, ma saan selle nagu, et see on nagu päris, eks selle joonistused on ka päris asjad, aga et ma saan, ma ei tea, kuidagi see meeldis mulle selle saviga tegelemine. Ja siis meil olid seal muidugi erinevad maalitehnikad ja siis meil oli trükipress, mis oli hästi huvitav selline nagu, et sa põhiliselt lõikasid kas siis mingisugust tugevamast materjalist oma selle, nagu templi välja ja siis tegid selle tindiga kokku ja siis surusid paberi peale pildi sellega. Sellised vahvad, erinevad tehnikad ühesõnaga, kuidas kunsti luua. Just. Nii, nüüd ma teen niisugust vahvat trikki, et paneme 2 küsimust kokku ja vaatame, mis saab. Et kuidas müasteenia mõjutas teie haridusteed on üks küsimus ja millised olid või siis on täna teie vajadused seoses ligipääsetavusega sellel haridusteel. Et ma ütleks, et need on üsna sarnased. Te tõite mingeid asju välja, mis kattuvad nagu mõlema küsimusega mingit pidi. Aga mida te veel konkreetsemalt ütleksite või mida te olete palunud või mis lahendusteni olete jõudnud? Minu selline lapsepõlve unistus oli tegelikult kirurgia ja arstindusega seotud. Et minu olukorras seda varianti enam ei ole laual. Aga siis aja jooksul lihtsalt õpid mõtlema sellele, mis sa siis teha saad. Et jah. See tundub loogiline, miks me kõik oleme pidanud sellise korrektuuri vist Jüri, nii mina kui sina kui. No on küll jah, et see tuleb nagu, mida aeg edasi, seda loomulikumalt see tuleb. Jah, et kahjuks. Sa tunned nagu isegi, mõnikord mulle meeldib see, et ligipääsetavus välistab mingi sündmus, et ma ei pea nagu valima, kas ma lähen või ei lähe sinna, ma lihtsalt ei saa minna. Et mõnikord see limiteeritus on päris sükke tore. Tekitab omaette suuna, aga kui nüüd võtta, et näiteks kui sattuda mingile koolitusele või millegile, et kas on abi sellest, et tänapäeval ei pea enam märkmeid tegema, võid pildistada või tekkis sihuke uitmõte, võib-olla ma olen üldse vales suunas, aga vaatame. Või Keter, mida sina ütled, kuidas sa tunned, et kuidas ligipääsetavus sinu kooliteed praegu mõjutab? No gümnaasiumi ma valisin kodulähedase ka seoses siis tervisega. Et ma tegelikult, kui ma põhikooli lõpupoole, ma tegelikult tahtsin minna kuhugi kaugemale gümnaasiumi, aga praegu ma jäin Raplamaale, et siis mõttes see ligipääsetavus jäi niimoodi, et ma ikkagi jääksin püsikin kodu lähedal oleksin, et ma tahaksin kodus olla. Aga ses mõttes gümnaasiumis ma olen sellega rahul, et meil on selliseid kuidagi nagu puhkamis, selliseid lebotamiskohti on õnneks
just nagu piisavalt enamasti, et kui just kõik korraga ei otsusta, et okei, nüüd me läheme kõik pikutama. Aga et on mugavaid kohti, kus isegi kui meil on kotttoolid ja paljadki nagu ala, kus saab nendega olla. Ja siis isegi kui seal, mis on enamasti täis, kui seal on täis, siis ma tegelikult saan minna veel minu isiklik nagu lemmikkoht on, ma lähen kõige ülemisele korrusele ja seal on sellised tugitoolid. Neid ei ole otseselt pikutamiseks mõeldud, aga ma õnneks mahun sinna niimoodi ära, et ma saan ennast nagu sinna kerra tõmmata ja siis, kui on olnud olukordi, kus ma olen täiesti nii väsinud, kui mul on vaba tund või midagi, siis ma lihtsalt tõmban ennast sinna tugitooli kerra ja magan seal oma vaba tunni. See on see on väga tore. huvitav tõdemus, et see on ka osa ligipääsetavusest, ma ütlen. Jah, et saab ka puhata mingil hetkel. Vot selle peale me tõesti oma, Et selle peame ka listi praegu, kui mingi kaardistus tuleb. kas on puhkeala. No Helena, kas sul on töö juures võimalik kuskil tugitoolis kerra tõmmata või mis võimalusi sulle pakutakse? Sellist luksust ei ole. See oleks päris hea. Aga õnneks on paindlik tööaeg ja töökorraldus selles mõttes, et mul on lubatud teha pause vastavalt sellele, kuidas on vajadus ja teha ka selles mõttes ise oma graafikut, et tööandja jaoks on oluline see, et töö tehtud oleks, mitte see, et ma oleksin 8–5 silmad ekraanis ja kogu aeg telefoni kõrval. Et kui selles suhtes kindlasti nagu võrdlusena ma saan praegu välja tuua, et on väga mõistlik ja arvestav tööandja. Et kõik sellised väiksed kokkulepped ja mugavdused on nagu tegelikult möösteeniku jaoks kindlasti üliolulised, et ilmselt ei jaksa teha tööd samas tempos, kui võib-olla kui teised ühel päeval võib-olla õnnestub, teisel mitte. Aga oluline on jah, see, et see töö lihtsalt tehtud saaks. Ja täna võimaldatakse ka osaliselt kodukontorit, et ka see on nagu selliselt ergonoomiliselt mul lahendatud, et see on võimalik nii mugav, kui täna on võimalik kontoritööd teha. Siit võib-olla üleskutse teistele ka, et tasub julgelt need tingimused läbi rääkida, et ei tasu nii-öelda proovida, et ma ikka välinast väljast teen samamoodi nagu teised. Jah, ja mina tasub ausalt nagu ära rääkida, et sellised tingimused on ja julgustada, et tööd saavad tehtud ja ei pea kartma nagu, et sellepärast töö tegemata. Ja mina edastaks üleskutse ka tööandjatele, et looge inimestele võimalused ja teevad teile ju tublit tööd, aga kui need võimalused loote, siis see on võimalik, mitte ennem. Jah, ma räägiks ka selle üle veebi selle juurde, et mul on ka selles mõttes nagu see on tore, et see on arenenud siiamaale, et ka mina olen seda kasutanud, et on nagu veebikursuseid, näiteks ma olen saanud kursuse kirja sellest ja ongi toimunud üle veebi, ehk siis ma saan seda kodus teha. Ja ma mäletan ka mul operatsiooni ajal ma sain, meil oli selline nagu valikaine nädal koolis, ehk siis üks nädal intensiivselt õpid ühte ainet ja siis saad selle eest kursuse kirja. Ja õnneks ma sain valida sellise valikaine, mis toimuski üle veebi, ehk siis ma sain haiglas kõik ära teha ja ei pidanud midagi järgi tegema. Nii et see on väga mugav, et saab niimoodi nagu veebipõhiselt teha. Ja see on tänapäeval tõesti mugav variant. Aga vot, põnev, me õppisime ka praegu ligipääsetavuse kohta tõesti midagi uut, et puhkealad on olulised. See aitab meid Jüriga meie igapäevatöös päris kõvasti. Hakkame seda nõudma. Vaja rääkida, et saab kindlasti sellele ka tähelepanu pöörata, et peab saama nagu puhata ka, mitte ainult kogu aeg tööd teha. Nii, aga Jüri küsib nüüd 11. põneva küsimuse ja siis ma seletan teile, miks ma seda küsin. Et kuidas kulges teie lõpuõhtused, et kas siis põhikool või keskkool siis?
või kaugemale, et noh, me oleme Jüriga seda teemat arutanud ja teistega ka, et need aktused kipuvad olema ka siuksed võib-olla stressiallikad või natukene piinlikud või siuksed, et ei ole mõeldud, kuidas näiteks äh, liikumispuudega noor läheb, võtab lavalt diplomi või kuidas ta saab alla või noh, et neid variante on igasuguseid, et mis on see teie kogemus? Kas arvestati sellega, et midagi peab olema natuke teistmoodi või oli teil seda üldse vaja sellel hetkel? no ma võin alustada, sest et ma mäletan seda päris selgelt. mul oli põhikooli lõpetamine siis ja äh, mul ei olnud diagnoosi mul sel hetkel veel ei olnud, sest et me hakkasime siis vaatama alles see suvi oli see, kui mul see silmalaug niimoodi ära vajus. Aga ma mäletan, et sellel lõpuaktusel ma olin hästi väsinud see päev, ma mõtlesin, et äkki see on nagu stressist, aga ma mäletan, ma olin väsinud, ma ei jõudnud enam oma silmi lahti hoida, ma ei jõudnud naerada, ma mäletan, mul olid need lilled käes ja me tegime seal pilte ja öeldi, et naeratage ja siis ma surusin, ma tõesti üritasin väga nagu naeratada, ma mäletan, ma 10 küünega hoidsin sellest naeratust kinni, nagu palun, ma lihtsalt pean selle ja kui ma nüüd tagasi vaatan nende piltide peale, siis see naeratus põhiliselt võrreldes sellega, kui palju ma pingutasin, et seda üleval hoida, siis see põhiliselt on olematu. Nii et need näolihased ei töötanud enam juba selleks hetkeks nii korralikult ja ma mäletan, et näolihastega seoses ma mäletan üks asi, mida ma väga igatsesin, mis ära kadus nüüd tänu ravimitele õnneks on tagasi, et ma ei saanud vilistada. Mulle hullult meeldis vilistada, aga ma ei saa see oli täiesti võimatu vahepeal, nii et jah. põnev, vot. fotograafidele mõtteainet. jah, fotograafidele mõtteainet tõesti. Et isegi naeratamine võib osutuda keerulisemaks, kui me arvame vahest. Helena, kuidas sinul lõpuaktustega lood on olnud? Läheb sinna kategooriasse, kuhu ei jõua kohalegi minna. Et üks nendest päevadest. Aga täiesti nõus Ketteriga, et mingisuguseid pilte tegelikult ei tahagi vaadata, et enda jaoks olulised sündmused ja sa oled ainsana piltide peal sellise kurja näoga, et kes ei tea, siis selle jaoks on ilmselt selline tunne, et inimene ei taha siin kohal olla sellel hetkel. See paraku jah, see, mis mõjutab väga palju, et isegi kui võib-olla kui seda ise ei näe, siis on natukene lihtsam, et minul olid ka need näolihased väga palju aastaid täiesti, mulle tundus, et nad on halvatud, sest see mõte sul peas on, et sa naeratad, aga seda näha ei ole, et siis öeldakse küll, et silmadega saab ka naeratada, aga selle jaoks peab jah, nagu juba isikuga silmside olema, et kõik sellised suured massiüritused või tihti ka need situatsioonid, kus nagu klienditeeninduses minul on ka konfliktsituatsioone tekkinud või ma olen lihtsalt saanud sõimata seetõttu, mul on nii kuri nägu peas ja ei suuda piisavalt kõva häält teha. Et jah, võib-olla kõik need pidulikud ja suured üritused ei ole väga meelsad enam peale seda diagnoosi. No ja siiski neid ette tuleb ja ma loodan, et mõnikord on ikka toredad ka. Ja tänaseks kindlasti juba parem, et minul mingi hetk need näolihased taastusid ja see on selline teine ärkamine, kui sa avastad, et kõik näost töötab. See on tohutu õnn. Seda kindlasti, seda täiesti raudselt. Nii, aga ma saan siis küsida ja natuke oleme sellest ka juba juttu teinud, et milliseks kujunes või loodetavasti kujuneb teie ligipääs tööelule, et kuidas Helena, kuidas sina võtad oma seda kogemust, et nagu sa ütlesid, tutvuste kaudu, see on nagu üsna tavapärane puudeliste inimeste maailmas, aga mida sa veel ütleksid selle kohta või kuidas see kõik see suhtumine ja
ja arusaamine on olnud muudes hetkedes? see kindlasti hästi individuaalne, aga noh, minule endale ei ole meeldinud müösteeniastega rääkida. Mulle üldiselt ei meeldi mingisugunegi tähelepanu, mis sellega kaasneb. Ma olen igati üritanud pigem vältida sellist erikohtlemist. Et minu jaoks oli väga raske see, et minna tööandjat teavitama, aga mingil hetkel sa saad aru, et see on lihtsalt mõistlik ja see on mõlema poole huvides, et tööandja tahab, et sa saaksid hästi oma töö tehtud ja ise tahaks, et suga arvestataks. Et peab olema selline usalduslik keskkond, et see oleneb väga palju tööandjast. Kuna terviseandmed on väga konfidentsiaalsed, siis ju tööandja tegelikkuses ei saa mitte mingisugust infot sinu diagnoosi kohta. Selle tõttu müösteenikul kindlasti on mõistlik tööandjaga rääkida. Isegi kui ei taha konkreetselt mainida seda diagnoosi, siis paljudel müösteenikutel on kas siis osaline töövõime või mingi puue määratud, et see on mõlema poole huvides, et tööandja oleks sellega kursis ja oskaks võib-olla arvestada siis ka nende erisustega, et see usalduslik suhe ja koostöö on kindlasti need märksõnad, pluss täna neid võimalusi on ju mõlemale poolele lisaks siis, kui sellised piirangud on, et Töötukassa abistab mõlemat poolt, nii siis seda töötajat kui ka tööandjat. Lihtsalt nende võimalustega enamasti ei olla kursis. Et Töötukassa on tegelikult ka töötava inimese jaoks. Keter, soovid sa midagi lisada? Noh, ma nüüd tööst ei saa, eks ole, rääkida, aga ma võin koolist rääkida. Aga palun. Ma arvan, et õpetajad siis teavad, et need diagnoosimist otseselt ei tea, nad teavad lihtsalt, et mingi tervisemure on, aga ma õnneks ka ma olen sellega nõus, et ma ei taha mingit erikohtlemist kogu aeg inimeste käest. Ehk siis selles mõttes enamasti mingeid selliseid ei ole. Ma arvan, et õpetajatel on nii palju neid õpilasi, et ega nad ei mõtle kogu aeg selle peale, õnneks. Aga kehalises meil oli mingi rahvaspordiüritusega oli mingi väike kamm, aga sellega tuldi mul õnneks vastu ja ma sain selle arvestatud, ma sain selle tehtud ja jah. No siis on hästi. Mina pidin kehalise kasvatuse tunnis referaate kirjutama. Ma ei tea, kuidas teil need asjad lahendatud olid, aga mina kirjutasin. Meile pandi ka, minul oli samamoodi, et kirjuta referaat. Jah, et mis teiega tehti? Tehti kehaline arvestatud saaks. Mulle lihtsalt nagu oli põhiline see, et mulle lihtsalt leppisimegi kokku, et ma teen nii palju, kui ma jõuan ja siis või siis teen nagu kodus hiljem midagi juurde, ja siis ta saab mulle nagu arvestuse panna nende asjade eest. Et nõnda. Jah, õnneks ma ei ole pidanud referaati kirjutama. Helena, kas sina oled? Midagi vist sai kirjutatud väga ja õnneks ei mäleta sellest ajast. Aju kustutab need halvemad aastad ära. Aju kustutab referaadid ära. Need vaja küll, õnneks, kuna kehaline kasvatus oli mu lemmikaine esimesest klassist peale ja ma palju võistlesin ja tegin sporti, siis sellel hetkel, kui ma seda enam ei saanud teha, siis olid ka õpetajad veel tegelikult väga mõistvad ja kuigi tollel hetkel ju diagnoosi ei olnud, et lihtsalt anti teha seda, mis oli võimalik. Ise ma arvan, ma olin oluliselt kurvem selle peale. Ma midagi teha ei saa, kui nemad.
aga noh, näed, nagu sa ennem ütlesid, siis praegu siiski mingisugune füüsiline aktiivsus on ju täitsa olemas ja ma loodan, et see pakub rõõmu, et meil Jüriga on ka selle alandased laiad kogemused, et see igasugune füüsiline aktiivsus pakub rõõmu täitsa. on tõsi, et Maicel meeldib kodus mängata, mul meeldib nagu Ketterile niisugused võistluslikud alad, et EKRE-tust oli saarihokit on mängitud ja praegu on otsa, mis on üsna sarnane selle vibru laskmise teemaga natukene. jah, et noh, kuidagigi liigutada. jah, et tasub otsida, erinevaid võimalusi on. jah, ja tegelikult tasub pöörata tähelepanu ka paraolümpiaaladele, et äkki midagi köidab, sest ma saan aru, et vahepeal tekib uusi asju ka. jah, et praegu on vist uue alana tuleb näiteks ronimine näiteks. Just. et aga Jüri, sa võid võtta 14. küsimuse. natuke olete rääkinud ka, aga mida soovitate teistele, just teinekord inimestele, kes on tööotsingutel või otsivad endale järgmist õppeasutust nii-öelda, et kuidas sellele otsingule kõige paremini nagu läheneda, et on mõni nipp äkki? Mina soovitaks kindlasti konsulteerida Töötukassas mõne konsultandiga, et neil on kindlasti kogemust ka sellist piiratud töövõimega inimeste nõustamise poole pealt, tööandja nõustamise poole pealt ja ka kindlasti võib-olla sellised nagu läbi arutada, mis need tugevused on. Et ei maksa peljata, on tööandjaid küll, kes hea meelega kasutavad ka osalise või piiratud töövõimega inimesi. et ka soovitakse, et Töötukassas võib täitsa ühendust võtta, et seal Ja on üks hea tuttav meil ka, et kes nagu just tegelebki tööandjate nõustamisega, nii et kui on küsimusi või mõtteid, et siis tasub Töötukassa poole kindlasti pöörduda. kindlasti jah. ja Keter, mida sina ütled, ma saan aru, et kool võiks olla kodu lähedal, on abiks, aga mida veel põnevat lahendustest või mõtetest sul jagada oleks? no ma arvan, et või noh, kindlasti võiks nagu need puhkealad, eks ole, need on väga abiks minu arust. Ja nii palju kui võimalik, siis võiks äkki vaadata seda, et arsti visiidid või noh, et kuidagi, kui on võimalik, siis võimalikult lähestikku saaks need panna, sest et neid arstivisiite ikkagi on ja et tuleb arvestada, et koolist võib seda puudumist tänu nendele arstivisiitidele nagu olla, et kui on, no sellega tuleb lihtsalt arvestada seda, ilmselt seda mingit vahemaid nii palju nagu muuta ei saa, aga et noh, neid puudumisi ikkagi tekib. Tundub loogiline. Kas te näiteks, kuidas teil taksosõidujulgusega on, et kuidas, kas see on abiks teile näiteks või tunnete, et kuidagi ka võib-olla liiga palju sotsiaalset pinget seal taksojuhtidega rääkida või kuidas see teile nagu mõjub, ma huvi pärast küsin. Ma olen õnneks nii väiksest kohast, et meil siin taksoga on vist raskusi, jah? jah. ma mõistan seda tunnet et meil ka Keila-siseselt nüüd nii palju seda ei ole, aga Bolt ja Bolt on siiski olemas. Kuidas sul see linnas liikumine on, Helena, kas sa sõidad autoga või oled ka takso või ühistranspordi kasutaja või? Ma sõidan väga palju tegelikult Boltiga. Ja ma ei ole isegi mõelnud, et see oleks selline, ütleks, et pigem nagu suures rahvamassis on keerulisem kui selline
võib-olla ühe inimesega kontakt, et ega nad nüüd nii jutukad ei ole ka. ega ei ole ja mina, Väga tahaks kontakti saada, et mõni üksik ja siis alati on võimalik ju mõista anda, et kui ei ole parasjagu sellist jõudu suhelda. Et täna ei ole suhtlemise päev. Just. jah, see võimalus on alati ja ma ise olen seisukohal, et taksojuhid on võib-olla üks kõige põnevam inimkild üldse, kellega võib kokku sattuda, et neid variante on nähtud igasuguseid ja teatud. Aga ma küsiks, et mida te veel selle kõige töö ja kooli kõrvalt nagu teha jõuate, et ma saan aru, Keter, sinul on kunst ja veibulaskmine. oi jah, nüüd tuleb ju mul 11. klassis lisaks siis nendele lõbusatele asjadele pärast kooli ma pean hakkama UPT-ga tegelema ehk siis uurimuspraktiline töö, mis siis ma olen sellest palju hirmu jutte kuulnud, aga et pidi palju aega nõudma ja raske olema, aga ma arvan, et kui sa valid, see sõltub nii palju teemast, kui sa valid teema, mis sind huvitab, siis ma arvan, et kõik tööd on lõpuks lõbusad, kui sa õige teema valid. Ja mul on õnneks see, et mul on teema olemas ja ma saan sellega juba suvevaheajal alustada. Nii et ma hakkan sellega. Mis teema on, kui tohib öelda, ja me võime Jüriga öelda, et me ikka aeg-ajalt vastame inimeste küsitlustele seoses uurimustöödega. Ei, küsitlusi mul ei teki, ma lähen öösel õue ja vaatan ööliblikaid. Väga äge. Et jällegi bioloogia on sellega seotud, ma püsin oma sihil. Väga õige. Ja siis saan hakata sellest sügisel kirjutama, et keda ma nägin siis. Katsu siis kindlasti ka pildimaterjali lisada, tundub, et seda võib täitsa tekkida. Ja, ma väga ootan, on väga põnev tegelikult, et neid vaatlusi läbi viia. See on äge uurimustöö teema. See on tõesti põnev. Kas võtame järgmise? Võtame järgmise. Et kuidas on teile selle kõige juures toetanud perekond ja sõbrad, et ma ise tean ja kust Maicel ka, et ilma nendeta on neid oleks väga raske toime tulla. Jah, ükski asi ei liigu. Mitte kuhugi. Kõik jääb tegemata kogu aeg. Just. Teil on ilmselt rohkem neid füüsilisi piiranguid, eks, et mul olid võib-olla esimestel aastatel, kus ma sõltusin siis teisest poolest, et oli vaja abi sellistes igapäevaasjades, keegi teine pidi elamise ära koristama ja või mingid enesehoolitsustoimingud tegelikult samamoodi, et kas või pesemised ja juuste kuivatamised veiniga. Täna on pigem see mentaalne pool, et minul kindlasti oli kaaslane see, kes aitas mentaalselt võib-olla olukorraga leppida ja leida nagu seda, mis keskenduda siis sellele, mis siis teha saab. Et väga hea, kui on keegi, kes mõistab ja keegi, kes aeg-ajalt ka näiteks õlale koputab siis, kui ise ära unustad, et ennast hoida, et nüüd oleks aeg puhata. See on suureks abiks, igal juhul. Ja ma olen täitsa nõus, et tõesti sellest on abi, kui keegi tuletab meelde, et peab puhkama, sest et nagu ma enne mainisin, siis ma olen ka, endiselt oleme ausalt harjunud, et tuleb teha, et vahet pole, et sa väsinud oled, vaata. Ja lähedastega on ka see kindlasti, et ma mäletan, et kui ma seal haiglas olin
siis kas operatsiooni ajal või siis, kui mul oli müasteenia kriisiga seoses, siis see kuidagi tuli mul meelde selle, et sellega juuste kuivatamise sellega seoses abiks, et ma mäletan, et mul, kui ma lõpuks, esiteks see, et ma ei saanud nagu operatsiooni pärast nagu duši alla minna, nagu mul oli nii rõve olla, nagu pärast seda pidin nagu sihuke nagu must tunne oli, siis kui ma lõpuks tohtisin minna nagu pessu, siis ma mäletan, et ma lihtsalt nagu käed väsisid ära sellest nagu peapesust nagu või kuidagi nagu see oli nagu see oli väsitav, jaoks mul oli mõnus, aga ma mäletan, et ma ei jõudnud ennast korralikult seal nagu püsti hoida seal duši all. Ja siis ma veel mäletan, pärast operatsiooni mul oli suhteliselt selline nagu niisugune meh oli olla seal aeg, kus oli nagu natuke igav või mida iganes, aga mul isa tuli külla ja siis ma ei tea, ta rääkis mulle mingit lollust, igatahes siis meil läks nagu tuju heaks, aga kuna mul olid just need nagu uued siuksed haavad siis vaata pärast operatsiooni, siis ma ütlesin talle, mine pekki ära aja mind naerma, mul oli nii valus naerda, sest need haavad olid valusad. Aga nagu tuju oli, aga ma ei saanud naerda, ma pidin lihtsalt ennast tagasi hoidma, sest et nii valus oli. Arusaadav, aga näed, seda hetke oli vaja. See oli hingele vajalik hetk. jah, tagasi vaadates oli väga tore, et mul oli tuju kindlasti parem pärast seda. Mina saan küsida siukse vahva küsimuse seoses elukalliduse tõusuga, et mida te teeksite ära 2 miljoni euroga? Me ennem küsisime miljoniga, aga seda kõik ütlesid, et Jah. seda on liiga vähe. Inflatsioon on oma töö teinud ka meie saates. Jube hea küsimus, kas tõesti nagu enamik inimesi mõtleb selle peale, et kui mul oleks, mina ei ole kunagi mõelnud, ma olen nagu mõelnud, mis teha selle rahaga, mis sisse tuleb ja kuidas seda kasvatada ja investeerida. No kas sa ei mäleta lapsepõlvest laulu, kui mul oleks 1 000 000 krooni? No mis sa näed, et ühiskonnas vajaks ära tegemist, kui sa ütled, et sa oled ju ka vabatahtliku töö kogemusega ja kuhu sa näed, et võiks panustada? See on nüüd see koht, mis sa pead välja lõikama. Jah, ma tean. Keter, kas sul on mingeid mõtteid? 2 miljonit on suur raha, aga tänapäeva mõistes ka mitte juba nii suur jällegi. Kas see 2 miljonit peab minema siis nagu müasteeniaga seotult või siis Ei, täiesti vabal valik. Fantaasia tipp. Mida sa ära teha soovid sellega? 2 miljonit. Ma ei tea, mida ma saaks 2 miljonit. Vot, meil on selles suhtes ajalooline hetk, et meie kogu saatekarjääri jooksul Jüriga ei ole kunagi selle miljoni küsimusega väga vastuse vaikust olnud. Aga täna on selline päev, head kuulajad. Nii et meile ka midagi uut. Et koos mõtlema vaata. Vaata, müasteenikud on nagu praktilised inimesed, et nad mõtlevad, kuidas elada üks päev korraga ja siis mis teha, kui sul oleks, on natukene, jah, ei ole tõesti mõelnud selle peale. Ei ole mõelnud, no, aga see on ka vastus, et ei ole mõelnud, aga no näed, nüüd saad edaspidi siis mõelda, et suveks midagi toredat, et suve lõpuks võib. jah, suve lõpuks mõtleme välja, mida me 2 miljoniga teeme. jah, et suve lõpuks tuleb kindlasti häid ideid. näed, alati tasub inimestele häid ideid anda. Aga Jüri saab küsida eelviimase konkreetse küsimuse.
et kuidas plaanite suvel puhata, nüüd saite ühe ülesande juurde, aga kuidas muidu puhkamine plaanib kulgeda? no mul on hea lihtne, ma tööl ei pea käima, mul ongi suvevaheaeg ja siis mina isiklikult kulgen siin, lihtsalt vaatan, kuidas mingeid suuri plaane ma küll praegu ei tea. Okei. Tuletati kõrvalt meelde, et ma natuke tänu puudumistele ma selles mõttes tekkisid matemaatikaga teatud nagu raskused, vaata, kuna kõik teemad on kuidagi omavahel lõpuks seotud, siis ja mulle ei sobinud see, et ma ei saanud mingist asjast täielikult aru, nii et nüüd ma otsustasin, et ma suvel teen selle põhja, et kuna mul oli alles 10. klassis ja ma tean, et 11. läheb selle baasil nagu täielikult edasi, ma otsustasin, et suvel ma teen endale kõik selle selgeks, nii et see nüüd puhkamine, ma ei tea, kuidas ma suutsin ikkagi selle puhkamise nagu ära kaotada, aga ma igatahes tegelen sellega siis. No siis on 2 seotud ülesannet, et 2, mida teha 2 miljoni euroga ja matemaatika. Ja siis matemaatikat selle raames nii õppida. Jah, et selles suhtes ma võin lohutuseks öelda, et ma käisin keskkoolis need 2 suve, mis võeti iga suvi matemaatikas järeleaitamistööl ja 12. klassi lõpuks ei tahtnud keegi mind seal näha ja 12 aastat hiljem ei mäleta keegi midagi, mis kuskil oli, nii et elu läheb edasi ja pole häda midagi. Aga Helena, kuidas sul? Kas puhkus terendab sinu suveplaanides? Ma ei ole juba pikki aastaid tegelikult olnud selline suvel puhkuse kasutaja, et see on see aeg, kui Eestimaal on ka mõned üksikud päevad täitsa ilma, et oleks hea meelega koha peal ja naudiks seda. Pigem kasutame puhkust tavaliselt kas suvepikenduseks siis sellises septembris-oktoobris ja talvisel ajal, kui see kõige pikem ja kõledam aeg on, et siis nagu sellist väikest päikesesooja saada. See on päris hea strateegia. meie kliimas kindlasti. Siit soovitus vist valitsusele, et vaata Soomes on see, et vist riik mingi hetk maksis seda puhkuse raha, et inimesed käisid soojal maal. Et meil on ka vaja, jah, vot. See oleks abiks küll. See poolt hääletaksid kõik, ma arvan. Aga see selleks. Just, aga mina saan siis vist küsida meie viimase küsimuse täna, et mida teie soovite omalt poolt lõpetuseks öelda? Mul jäi vist enne mainimata selle töökoha poole peal, et üks koht, kust kindlasti abi saab ja mida ei tasuks üldse peljata, on töötava inimese jaoks töötervishoiu arsti visiit. Et paljud ütlevad, et nad ei taha seal rääkida oma asjadest võib-olla selle tõttu, et äkki siis antakse tööandjale märku, et oled liiga väsinud või piiranguid. Tegelikult see on täpselt see koostöö tegemise koht, et nendel on ka konfidentsiaalsusel, et nad ei tohi edasi rääkida. Just, ja tema on samas ka nagu kursis selle eelneva meditsiinilise ajalooga või saab seal terviseportaalist näha, et siis temaga on võimalik teha siis kokkuleppeid ja rääkida nendest kohtadest, mida siis saaks teha, et mugavdada, et tegelikult tema poolt siis tööandjale lähebki edasi ju see suunis, et millised oleksid need vajalikud kohandused, mugavdused. Ja vist tema kaudu saab mingeid lisaasju ka, et no näiteks mingi perearsti käest mingi taastusravi rohkem ja nii edasi ka. Jah, see on ka üks valdkond vist, mis on väga kuidagi vähe tähelepanu saanud, et Töötukassal on näiteks
teenused ka töötavale inimesele, ka nii taastusravi teenused kui ka siis nõustamise teenused, et varasemalt need kuidagi olid selliste töötute ja puudega inimeste teemad, aga täna tasub täitsa töötaval piiratud töövõimega inimesel kas nende teemadega Töötukassa poole pöörduda. Just. Et selle jaoks nad ju seal tööl on, et kasutame neid. Kasutage võimalust, jah, ärge jätke seda õhku rippuma. Keter, mis sa lõpetuseks arvad? Et võiks öelda? No, ma ei tea, et kui keegi peaks veel, nüüd peaks kuidagi kuulma seda ja siis võib-olla on just selle diagnoosi saanud ja saab selle diagnoosi, et seal on võib-olla väga raskeid hetki ja raskeid asju sellega selles, aga tegelikult, et püsime, see on tegelikult pigem ka üleüldine, et püsime positiivsed ja kõigega on võimalik toime tulla, kui piisavalt tahta. Ja mul vist jäi ennem ka mainimata selle suhtluse selle juures, et ma arvan, et üks asi, mis on aidanud mul nagu positiivne püsida ja nagu sellega toime tulla hästi, on see, et ma käin ise tegelikult regulaarselt psühholoogi juures ja nii, et ma arvan, et sellest on ka tegelikult palju abi, et kui peaks, ma arvan, et ma ütlen selle siia juurde, et tasub abi küsida, et ei tule karta seda, et kellegagi rääkida. See on alati mõistlik mõte, eriti kuna tänapäeval neid võimalusi on, et ennast hätta jätta ei tasu. Ma võin siia meenutada ka seda, et müasteenikutel on täna siis oma grupp ka, kus saab suhelda ja toetust ja leida siis neid mõttekaaslasi. Kas sa räägid Facebooki grupist? Täpsustagem. On Facebooki grupp ja on Messengeri grupp, et mõlemat pidi saab suhelda. Mõlemat pidi saab suhelda, nii et head inimesed, kasutage võimalust, kui seda vaja peaks olema, suhelge. Ja et saate teistelt ka, et täna sõite ka, et inimesed tippe, aga sealt saab palju rohkem. Sealt saab palju rohkem igate pidi. Et elukogemused üheskoos, et ei pea üldse pusima. Leiutama hakkad ma ratast. Kuulge, aga suur aitäh teile ja me soovime omalt poolt siis teile nii tööd, puhkust, head uurimustöö tegemist ja siis kellele suvesoojust, kellele sügise ja talvesoojust, et kõike seda piisavalt jaguks. Kuidas sina tänase kokku võtaksid veel, Jüri, mis sa ütleksid toredat? Oli täitsa tore saade ja saime päris palju nippe, mida ise jälgida ja mida teised võiks jälgida ja ühinen siis Helena üleskutsega, et võtke Eesti Reaalsete Seltsiga ühendust ja kindlasti kasutage võimalust liituda grupiga kui nii-öelda müasteenia selle tugigrupiga, et saate nippe ja trikke veel juurde nii-öelda. Ja, ja ega on oodatud ka teised, kellel leasaigus kiusab, et saab aidata. Jah, informatsioon on võimas asi. Sellest tuleb alati kasu. Aga meie saame öelda, et kohtume teiega juba oma järgmises saates ikka Sandis Hoos podcastis, nii et järgmise korrani. Tervise juurde. Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.